No võtta selles igas päevas on midagi huvitavat. Ma tulin... Milline vein? Ja see ei ole niisama vein, see on siin väike ettepanek, väike kihlus peaks kohe juhtuma või sõlmima. Selle veiniga on selline lugu, et ma tulin siia lauda tagasi, siin on uus seltskond ja tuleb välja, et vahepeal on mingid inimesed olnud siin, kes üks on teisele teinud ettepaneku abielluda, on kinkinud mingisuguse ja kell 4 tuleb poiss tagasi ja tahab teada. Ja kell 4 öeldakse siis, kas on jah või ei. Kas oli jah või mingi jah. No nii käibki. Tule üritusele ja vaata, mida see kõik tänapäeval käibki nii asi, tead. Nii, et ei ole midagi. Isa on kohal praegu, isa võtab ka asja, tead. Mida isa asjast arvab? Mis isa asja? No vist siin arvata, tead. Kui on tore poiss ja hea vein, kurat, läheb kaubaks. No veini koha pealt ma ütleks nüüd, et... No mis sa arvad, jah? No... Võiks parem olla. Aga no ega vaata... No mis ei ole, see on maitse asi, see on maitse asi. Sõja ajal on kärbes ka liha ju. Täpselt, ja maitse asi. Aga jääme ootama siis... Jääme ootama poissi kell 4. Jääme ootama abielu ettepaneku kinnitamist või tagasilükkamist. Ja siis võib hakata midagi juhtuma. Nii, tundub, et pruut jõudis seltskonda. Kuidas see on, kas see ettepanek tehti tõesti selle veini? Kuule, ega see esimene ettepanek ei ole. Selline mõjutusvahend. See on nüüd otsustab, kas võtan vastu või mitte. Selle kuu all kell 4, selline liigutus ja olen võetud. Kas sa oled ka YouTuber? Ongi võetud, kui tuleb liigutus, selline liigutus. Aga sa ütled, et kui me kell 4 oleme seal puu all, siis tuleb jah või ei vastus? Jaa, ei tuleb jah vastus, ei pärast ei jõuab alati öelda, ära õige. Ei jõuab alati öelda, alati jaa, ütle jaa. Tuleb, lähme vaatame, mis kell 4 seal puu all toimub ja siis... Jumal õige, täpselt. Aga kus peigmees on? Ta mõtleb praegu. Ei tea, ma ei tea isegi nimed on ebaolulised. Me ei tea veel seda, see poiss tuleb välja põõsast, kell 4. Nii, ma korra update'in asja, et tegelikult on asi niimoodi, et see peigmees ei olegi päris peigmees, vaid mingi suvaline inimene tänavalt tuli ligi ja tegi abielu ettepaneku neiule. Ja keegi ei tea seda meest, vaatame, kas siis kell 4 selle puu all on härra olemas ja teeb ettepaneku või mitte, aga vaatame ja puu all näeme. Kätte on jõudnud see hetk, kus me kell 16.00 me peame juba puu all olema. Lähme vaatame, mis puu all toimub. Kus juures ei tea, millise puu all see nüüd olla võiks, kas selle või selle. No seisame siin keskel, siis näeme mõlemad puud. Pruudil on vist suht savi ja ma küll käisin seal puu juures ja tülitasin seal erinevaid vihje oli see, et punaste juustega tüüp oli inimene, kes tegi ettepaneku. Tülitasin erinevaid punaste juustega inimesi. Kõik olid suht ehmunud. Üks ütles, et tema ei ole selleks veel valmis. Pulma ei saa praegu. Joome veini edasi. Nii lihtne see ongi. Käisin, ostsin ühe Prosecco lauda ja vaata, kus inimesed on kohe nii rõõmsad. No vaata, piisab ainult ühest Proseccost ja kõik asjad sujuvad, eks ju. Teeme uue Prosecco lahti filmin ja läheb. Käsi töö. Lehvitage kõik siia. Elagu vein!
nii, siin seltskonnas on meil erinevad jutud arenenud ja nüüd härra räägib, kuidas ta Mustamäelt ja ma sõitis. ikka siin Mustamäelt tead ja mõtlesin, et kurat, see nädal on nii ära tüüdanud, et tahaks välja ja panime kiiresti asjad kokku autosse ja hakkame siis sõitma tead Pääsküla suunda. Ja sa kujutad ette tead, nii kui Nõmme mäe pealt üles tuleb, põdra vasikas siukene, kurat, ajab vahtu välja tead ja kohe tahab üle tee minna. Sain pidurit tead, õnneks põder pani tagant läbi ja ma sain tervelt tead, sain puhkama maale. Läks laande lauluga, läks aga laetsa mängima. Läks aga laande lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Nii, me istusime praegu siin maha, aga vaata, siin on kõrval üks siuke tüüp, kes ütleb, et tal on idee 3/4 oma kehast ära tätoveerida. Tänasest päevaks siis on nagu kuskil, ma arvan, et noh, veerand on täidetud, et siis niimoodi, eks ole, ei tea. Aga mis nagu on mingi mõte ka selle asja, miks sa seda teed või? See on kunst, vaata. Okay. Kunst on see, vaata, mida sa saad nagu edasi kanda ja näidata teistele, et kunst on ilu, mida teised hindavad, kas sinu kehal, sinu maalil, aga mina olen kellegi lõuend ja mina liigun ringi. See on väga hea, kus sa öeldud, et sina oled kellegi lõuend. See on hea lause. Et lõuend, vaata, kes paneb seinale maali, on tehtud mingi pilte, aga ma olen liikum lõuend. Ma liigun ringi, ma olen füüsiline lõuend. Ja tänasel päeval võin öelda, et kõik see, mis on siin tehtud, on inimese enda peaga tehtud ja ühtegi kasutada ühtegi pilti, mis on nagu kuskilt võetud. Ma küsin, kas see oli valus ka? Kas teie ikka valus on pärast rõidiks nagu boksi kinnast, kui lõpetaks seda kohta siit. Et nagu noh, valus on, aga see valu on nagu harjuv. See nagu nauditav valu. Oleks küll mõelda näiteks selle peale, et ütleme, kui sul kunagi tuleb mingi, ütleme, sa abiellud või noh, nii ja naa. Kindlasti ma abiellu kunagi. Kui sinu naine esitab see tingimus, sinu keha peab olema puhas. Mis sa ütlesid selle peale? Ma sorry, ma ei saa sulle öelda. Ei, aga kuula, kui sina armastad naist nagu nii palju, nii palju, mis sa ütled talle selle peale? Kus sa oled nõus oma tätoveeringutest loobuma mingil hetkel? Kindlasti mitte. Ma olen selle jaoks teinud ju pool oma elu ju vaeva näinud. Ma olen maksnud raha selle eest kõik ja maksan edasi seda raha. Räägitakse, et see viimane pits on alati kõige mõrudam, aga tuleb veel, et ei ole. Ja otsime mõned pitsid ja nüüd meil on vaja minna autosse mingite asjade järgi. Meil on vahepeal olnud siin väga palju erinevaid tuttavaid, mis on äge muidugi. Ja nüüd läheme autosse tuttavaid. Me ei lähe autosse, me läheme autosse võtma asju. Okei. Miks sul värk on? Kuidas? Miks sul asi on? Mis asi on? Rock'n'roll nagu. No, okei. Kurat, mul on ka mingi kaotus ära. Ma ütleks, et Erki on natukene võib-olla liiga palju tarbinud neid uimastavaid aineid, aga lähme vaatame auto juures, kus meil on autost vaja saada mingid asjad. Tegelikult ma ei tahtnud seda üldse praegu filmida, aga näete. Tum. Ma olen eksinud, nii võib öelda. Ma ei tea, kus minu auto on, kus minu telk on.
ma tahan saada koju, ma tahan saada telki, aga inimesed ütlevad, et telk on kuskil sealpool. No lähme siis sinna poole. Põhimõtteliselt võib öelda nii, et kogu see kaamera värk oli kuskil kadunud vahepeal. Keegi leidis üles selle kuskil ühesõnaga tuli välja, kaamera on alles. Me oleme Vasikapalmi rannas. Nüüd vist peaks magama minema, sellepärast et Itaalia veinipidu on läbi saanud. Päev on mööda saanud ja õhtu on äge olnud. Seega näeme järgmine kord. Davai, tšau. Let's be new people. There's somewhere. Hommik. Eks ta vaevaline ole, aga vähemalt on hommik. Öösel oli asju. Sai käidud isegi ööklubis Haapsalus. Tuleb välja, et Haapsalus on päris mitu ööklubi. Ja mõned asjad sai ära kaotatud öösel. Samas ei midagi väga kriitilist. Ja nüüd te näete, telki me püsti ei pannud, eks ju. Ei olnud võimelised seda tegema öösel. Aga öö sai üle elatud ja noh, mis siis ikka. Kuni järgmise korrani. Järgmiste seiklusteni. Peace. Hommikune reportaaž, kuigi kell on juba 3, siis ei ole enam väga hommik, aga nüüd läks kõht tühjaks ja kuna veinipäevad olid nii kultuursed, siis pidime ootama natukene enne, kui tulla kuulsasse Laterna baari. Kõik ütlevad selle kohta Laterna, aga mina ütlen Laterna. Nüüd teeme väikse söögi. Vot nii. Viini isegi on kotroga ootama, mis üle jätnud. Ja oleme juba pool tundi oodanud oma suppi ja praadi asja. Vedelik on tarvitatud. Vedelikud on ära juba peaaegu tarvitatud. Huul on väga vähe olla. Vist küll. Ma peaks uue mineraalveen tuli juba tellima. Tere, on midagi?